Head televaatajad, Tähetund on jõudnud Tartusse. Siin minu selja taga on üks tore roosa maja, kus ei ela mitte inimesed, vaid elavad hoopiski nukud. Ja nüüd lähemegi neile külla. Tervist! Tohib sisse astuda? Nii, teie olete siis selle torreda nukumaja omanik. Mis siin nüüd siis näha ja pakkuda on? Siin on nüüd näha 10 nukukunstniku tööd. Et siin on näha väga eriilmelisi töid. Põhitöödeks on siis nukud, aga nukkude kõrval on siis ka ehteid, siis selliseid lustakaid kotte ja kõik, mis on võib-olla nende nukkudega siis kaasas käivad mingid lõbusaid asju, nukumööblit natuke, nuku pliite ja potte. Kas need nukud siin on pigem mõeldud mängimiseks või on nad ikkagi sellised ilusad asjad kapi peale? Siin on osa nukke sellised, mis on puhtalt mängimiseks. Need on nüüd minu sellised võib-olla linasest materjalist tehtud ja villaga täidetud nukud. Nendel käivad riided seljast ära ja need on pigem sellised mängunukud. Neid loomi küll väga palju kasutatakse sellise disaini elemendina. No minule tundub, et mina täitsa magaks selle peale, et see on täitsa selline padja moodiga. Jah, et see ongi tehtud selline padjakass ja samas on tehtud selline elevant, millega võib siis vahepeal jalutama minna või kaasa võtta autosse kuskile magamiseks või siis lihtsalt kassiga õue peale jalutama minna. Vanasti tehti ju väga palju selliseid nukke ja tundub, et nüüd siis on selline autoritööd taaskord moodi läinud, et kuidas te nagu leiate neid autoreid ja mis te sellest arvate? Et need autorid, kes siia on koondunud, on enam-vähem vist kõik kuidagi mänguasja muuseumiga olnud seotud. Et see asi areneb, et jälle on see tõusutrendis see nukkude tegemine. Et meil isegi inimesed, kes käivad siin vaatamas, et siis nii mõnelgi tuleb endal isu jälle nukku teha, et räägivad, et kuidas vanasti sai tehtud, et nüüd peab uuesti proovima. No hetkel teil on siin käsil, nagu ma aru saan, silmade tegemine. Jah, et siin koha peal majas müüa või siis kui ma ise olen, siis ma tikin näiteks, et mul on nukk valmis, õmmeldud, täis topitud ja siin koha peal on siis paras aeg talle niimoodi nägu pähe teha või hing sisse puhuda. Aga kuidas teile üldse tundub, et ikkagi aasta on 2009 ja tegelikult meie tänapäeva noored on ju sellised, et mida värvikam ja mida välismaisem seda kihtim, et kas selline ajalooline asi hakkab nagu väsima või pigem hakkab ta minema hinda rohkem? Ma pigem arvan, et ta praegu hakkab rohkem jälle hinda minema, et meil hakkab see plasmassi ajastu nagu ümber saama, et inimesed hakkavad sellest ära tüdima ja pigem otsitakse just selliseid vanu traditsioone ülesse rohkem. No selline nägigi välja siis selline tore nukumaja. Ma arvan, et inimestel peaks olema küllalt põhjust, et siia tulla ja näha, kuidas üks suure hingega nukk valmib. Aitäh teile, et lubasite meil seda külastada ja loodame, et teie nukumaja saab populaarseks ja elab pikalt. Aitäh!